No tervist, daamid ja härrad. Täna ma toon teile uue formaadi. Täna ma loen teie kommentaare ja üritan nendele vastata. Võtan siit YouTube'ist lahti. Siin järjest need kommentaarid tulevad ja siis teatud kommentaaridele, mis pakuvad huvi, siis ma üritan vastata. Alustame lihtsamatest ja siis liigume keerulisemate poole. Esimene kommentaar. Arons 12 küsib, et kas taksokindlustus on sul kogu aeg peal? Kui sõidad vähe, siis kas taksokindlustus palju ära ei söö? Ma just maksin detsembris taksokindlustust ja see oli, kvartal oli 114 eurot. See teeb siis umbes 35, no ütleme seal 40 eurot. Ei, ta ei söö, suurt midagi ei söö minu sellest taskust, sest see 140 eurot ma teen iga kell siin taksos tagasi. Teiseks, mul on vaja seda taksokindlustust selleks, et ma saaksin teile siin videosid teha. Knucklehead küsib, et kas tegeled taksondusega läbi OÜ või kasutad ettevõtluskontot? Mina tegutsen läbi OÜ. Läbi ettevõtluskonto summad lähevad ikka nagu väga nutuseks, kui neid tahaks oma nii-öelda kohe sullis välja võtta. Minul on see asi, et paljud teist teavad, et ma ei tegele sellega püsivalt, ehk siis, kuidas ma ütlen, see ei ole minu põhisissetulek, see taksondus, ja minul on väga hea läbi OÜ lasta, ma ei maksa seda 20%, seda tuluprotsenti, ja siis tänu sellele see 20% jääb mulle kätte. No ja sealt ma ostan siis kõik, mis on tarvilik autole, kütus, hooldused, ma ei tea, rehvitued, noh ja kõik siuksed asjad. Nii et minul käib läbi OÜ. Pihtimus küsib mu käest, et sa ei tarbi alkoholi üldse. Mul ei ole nagu, ma ei saa öelda, et ma üldse ei tarbi, sellist asja ei ole. Aga kui võtta sellised joomiskorrad, siis ma arvan, et äkki aasta peale neid 10 tuleb. Tavaliselt ma joon pidude ajal, näiteks kui ma käin kuskil ööklubis või kuskil kellelgi külas, või siis näiteks, kui ma käin maal, näiteks sauna kõrvale, ma ikkagi joon paar õlut. Aga minust on halb jooja, sest tavaliselt mu õemees on sunnitud korjama kõik need poolikud purgid ära, sest ma nagu ma ausalt ei joo palju, selles on suurim probleem. Georg Lego, seegi ma arvan, et naljaga kirjutas, et või siis tõsiselt, ma ei oska nii kindlalt väita, et aastavahetuse kohta, et minu pärast oligi koju sõit 20 euri. Ma loodan, et Bolt ei tee hindasid minu pärast. Et kui ma välja sõidan, et siis minu pärast tõstetakse hinda. Ma ei usu seda. Stuck Only You küsib mu käest, et kuidas Tallink takso sulgemise uudis meeldis, oled rahul või mitte? Mul on pohhoi. Mul on ükskõik. Jaan Boss, härra Kristo, kinnitage turvavöö kohe suurte tähtedega. Ja, ma kinnitan, suurem osa ajast on muidugi kinni. No, kellel teist ei ole olnud turvavöö lahti? No, muidugi mina seda näitan videos ja sellepärast ma saangi puid alla ja suuremas osas ainult ühe inimese käest. Kui ei teaks Jaan Bossi, siis paneks ploki peale. Vot see on selline hea kommentaar ja siuke väike vihje nagu meie klientidele, et kirjutab Est-Mad Viking. Ma suht tihe sula ees sõitja ja Kuressaares põhiline tasu mingi 3-4 euri. Siis ka lihtsam taksojuhile viiekas anda kui selle metalliga jamada. Et see on väga meeldiv, sest usute või mitte, aga isegi Eurojotsi
mängib taksojuhile väga suurt rolli. 20 sõitu päevas, see teeb 20 eurot joot raha. Ja see ei ole mitte ainult sularaha kohta, vaid see on ka äpi kohta. Kui taksojuht on vähegi, kuidas ma ütlen, kui vähegi on väärt seda auto, on puhas, sõidab korralikult, siis miks mitte jätta see 1 euro joot raha. Ja minu arust on see väga super. MRKRNJAU. Ma ei tea, kuidas seda. See on vist Mister Krnjau, vist niimoodi loeks. Võiksid edaspidi teha nii, et kui alustad taksoga, lükkad paagid pungil täis. Ning kui lõpetad õhtu, siis lased paagi uuesti täis ja paned kulunud kogu see video lõppu kirja. Siis hea vaadata, kui palju kütus peale kulus. Kas oli tulus või mitte. See on õige märkus selles mõttes, et kui ma olen jälginud teisi taksojuhte, kes vlogi teevad, siis nad teevad just niimoodi. Nad panevad paagid täis, kui palju mul kulus ja pärast toovad, arvutavad välja. Miks mina seda ei tee? No üks asi on see, et ma olen hästi laisk inimene. Ja teiseks, miks ma seda ei tee, on see, et see nagu head ülevaadet ikkagi tegelikult ei anna. See annab konkreetselt minu kohta ülevaade, aga ma tahaksin, et siin kanalil nagu tegelikult nagu inimesed näeksid, palju me saame taskusse ja ka taksojuhid näeksid või isegi need inimesed, kes mõtlevad, kas tulla taksosse. Ja miks ma ei näita neid numbreid on see, et kõik taksojuhid sõidavad erinevate autodega, kellel on diisel, bensukas, kes sõidab LPG-ga, kes sõidab CNG-ga. Ja see number oleks nagu informatiivselt oleks ta üleliigne, sest tegelikult see ei anna ülevaadet. Jah, sellepärast ma seda sisse ei löö, aga ma võin erandkorras muidugi seda teha, et miks mitte, et te saaksite, et te näeksite, kui palju meil siis ikkagi raha nagu jääb lõpus taskusse. Harri Tuul. Tundub, et kliendid palju joot raha ei viska. Ise kliendina teen seda alati. Kas need numbrid, mis sa lõpus näitad, on reaalne raha, mis sa pangakontole saad? Mul ei laeku nagu pangakontole. Minul laekub firmasse. Siis, ja nendel numbritel, mida ma näitan, ma kirjutan alati, kas on neto või bruto, või mitte alati, vaid üsna tihti ma kirjutan, kas on neto või bruto. Et siin nüüd peab nagu teadma täpsemini, et näiteks Bolti puhul peaks siis võtma veel tulumaksu maha. Ja ma räägin, et see on tegelikult väga keeruline teema, palju sa reaalselt saad sellest, sest seal ma siin proovisin, mul on üks Telegrami grupp, kus ma proovisin esitada selle küsimuse. Ma küsisin, et kui ma sõidan 10 eurot, siis palju mina saan endale kätte ja te ei kujuta ette, kui palju mul tuli lisaküsimusi. Mis autoga sõidad? Kas sul on rendikas? Mis kütus sul on? Kui palju see võtab? Kui palju sul kindlustus on? Ühesõnaga, kui ma kõik need tooksin välja, siis mul oleks eraldi mingi Wordi fail või siis mis see teine on? Exceli fail oleks vaja nagu välja tuua ja tegelikult kliendid saaksid päris hirmsad tõde teada, kui palju siis meil tegelikult jääb siis kätte. O3K kirjutab siis. Maksan 40 kulli, siis võiks vähe korralikum masin järgi tulla. Siin peaks kommentaarile lisaküsimuse esitama, et kust kohast sa tuled, et sa 40 kulli maksad. Kui me räägime, et sa sõidad kesklinn Mustamägi 40 kulli eest, siis muidugi, siis peaks sulle tulema korralik auto. Aga kui sa maksad Mustamäe, kesklinn Mustamäe eest maksad 6-7 eurot, siis millist korralikuma autot sa tahad saada? Sest mul on tunne, et te ei adu, kui palju jääb taksojuhile kätte. Mul on tunne, et see teema hakkab praegu siin aina rohkem ja rohkem läbi käima. See on ka varasemalt käinud.
aga jah, et kõik oleneb sellest, kus kohast, kuhu sa sõidad, mis vahemaa nüüd taksojuht peab läbima, et sinu 40 kulli kätte saada. Agur A kirjutab. Tegelikult tundub suht huvitav, et suudad seda suure läbisõiduga Volvot, arvatavasti vana Rootsi takso, ülal pidada. Üldiselt on need autod head kuni 100 ja OK kuni 200 ka. Aga edasi juba ülikallite remontide rõõmud ja taksotamist väga ei kannata, see tähendab ära ei tasu. Ma peaks sulle, mis ma sulle ütlen? Jah, sul on õigus, see Volvo on Rootsi vana takso. Selle läbisõit on mul praegu 334 000. Ja tegelikult turu peal on praegu müügis läbisõiduga, üks on 350 ja teine on, kui ma väga ei eksi, üle vist 450, vist ei olnud üle 100. Varasemalt on seal 500 ja 500 pluss ka müügis olnud. Ja kusjuures sama hinnaga, mis mina ostsin selle auto. Seega ma võin järeldada, et sellel autol on veel potentsiaali 200-300 000, kui seda õigel ajal vahetada õlisid, hooldada, remontida, nii nagu peaks tavalise autoga tegema. Võib-olla natukene tihedamini kui tavaautot remondid. Lisaks ütlen seda, et see auto on minu käes nüüd pea detsembris saigi 2 aastat. On see minu käes olnud. Ja remontidest on mul ainult kulunud kuluosad ja need on pidurid, kui ma ei eksi, siis tehti ring ja tagumised amordid. Ühe korra oli ka ABS katki, aga see lahenes ühesõnaga seal juhe läks lihtsalt katki. See juhe pandi kokku tagasi ja rohkem mul ei ole mitte mingit probleeme olnud selle autoga. 2 aastat, mitte ühtegi probleemi. Ja nüüd käisingi ju detsembris ülevaatusel ära ja peale seda, et mul ikka veel tagatuli on katki, siis muid vigasid ei olnud. Nii et ma ei saa midagi öelda, see auto on väga hea. See, millest sina räägid siin kommentaaris, on tõenäoliselt diisel Volvod. Et nende kohta ma olen kuulnud, et jah, probleemid seal hakkavad 200 000 pealt. Aga bensukad, CNG-d, ma ei saa mitte midagi halba öelda auto kohta. Mulle tahetakse seda autot rendile võtta, ma ei taha seda ära anda, sellepärast see auto on ülimugav, mulle rämedalt meeldib sellega sõita ja ma ei ole veel 2 aasta jooksul sellest väsinud. Ma isegi ei suuda seda müüa, kuigi tegelikult oleks praegu õige aeg müüa, sest ma ei tea, mida asemele osta. Mortens kirjutab sellise asja. Selline tunne, et see venike ehk siis mina, et see venike promab raha eest seda debiilsust. Ehk siis ta vihjab sellele, et selles videos ma tegin 4 tunniga 60 eurot ja see on debiilsus. Ma pean sulle kahjuks ütlema, et taksondus ei ole nagu tööl käimine tehases, tõenäoliselt nagu sul on, et lähed tööle ja sulle laekub, sa tead palju sa raha teenid. Taksondus kahjuks nii ei ole. Mõnikord tuleb ka niimoodi, et 4 tundi ja 60 eurot, võtad maksud maha, kütus ka maha ja sellest tundub, et jääb vähe kätte. Aga teate, et taksondus ongi tegelikult üks suur loterii. On mõned päevad on head, mõne päevaga inimesed näiteks sätivad endale eesmärgi 100, teevad selle 5 tunniga täis ja lähevad koju ära. Samal ajal, kui sina et saada seda 100 eurot, näiteks sa peadki olema seal tehases kuskil tööl, näiteks 8 tundi. Teine päev jällegi on niimoodi, et ma pean ise tegema 8 tundi, et saada see 100 täis. Või taksojuht peab tegema. Nii et taksondus on loterii, siin ei ole midagi teha. Tarmo Tuisk, igavene küs kliendi jaoks, kas taksojuht suvatseb su tellimuse täita või mitte. Õnneks kasutab minimaalselt seda teenust ja lühikese otste peale enam ammu ei viitsi tellida, vaid panen kand ja varvas. Ja
kahjuks see nii on ja hästi palju kuuled klientidele, et taksojuhid enam ei taha teha lühikesi otsi. Ju siis need lühikesed otsad tänapäeval enam ei ole kasulikud. Ajaliselt sa raiskad ühe kliendi peale. Kõige lühem ots, mis üldse kulub, on kuskil 15 minutit ühe kliendi peale. Ja kui sa saad selle eest 4 eurot, noh, arvutage ise. 4 eurot, 15 minutit, 2 eurot tunnis, noh, pool sa annad ära, eks ole. 20, ühe läpil on 20%, teisel on 25%. Sa annad ära ja siis veel riigile ka 20%, nii et arvutage ise 40-45% sellest ühest sõidust sa annad lihtsalt ära riigile. Ja paljud taksojuhid keelduvadki. Ei ole mõtet neid teha, neid lühikesi otsi. Seega varsti klientidel, kes vihmaga ei viitsi käia, kui ei ole koefitsenti, siis taksot tõenäoliselt ei saa. Robert Rool kirjutab, et Volvo hea mugav auto juhi jaoks väsitab kõige vähem, aga vaadates hindu kohati tundub see harrastus, mitte raha teenimise võimalus. No offense, Bolti fännid. Nagu minu jaoks see ongi rohkem kui ütleme niimoodi, minu jaoks see täiesti ongi rohkem kui harrastus. See on nagu selline hobi, mida ma teen. Ma ei korda väsimast, ma tegelikult väga ei sõltu sellest palgast või sellest rahast, mis ma siin teenin. Homme blokitakse ära mind. Minu jaoks ei muutu mitte midagi. Ainuke, mis on see, et taksondusest ma ei saa teha videosid. Otseselt taksondusest. Ma võin muidugi lükata plafooni peale ja kuskile Viru tänava otsa minna seisma, et ma arvan, et sealt saaks ka kliente. Aga jah, videomaterjali oleks palju vähem. Veel üks kommentaar, mis hästi tihti käib läbi minu videode all, siis kui ma teen kokkuvõtteid ja asju, et kirjutatakse sellest, et selle raha eest ma ei liigutaks isegi lille. Siis nendele kommentaatoritele ma tahaks öelda sellist asja, et Jumala eest, et sinu elu ei kulgeks selliseks, et sa peaksid selle raha eest liigutama lille. Aga pea ka meeles seda, et paljud inimesed, kes seda tööd teevad selle nii-öelda lille liigutamise eest või kui palju nad saavad selle eest raha, siis tänu selle rahale nad toidavad oma peresid. Nad toidavad peresid, maksavad kortereid, maksavad auto liisingut või kui auto on rendis, ostavad kütet ja kõik selleks, et mitte ainult teenida raha, vaid ka sina saaksid oma tüdrukult viisakalt viia kinno, teatrisse, ööklubisse, purjus peaga baaridest tulla sõpradega, tellida takso, eks ole, seal on see inimene, kes teenib seda kopikat selle eest ja sa ohutult saaksid koju sõita, ohutult ja mugavalt. Ja selle eest sa maksad seda väikest kopikat. Nii et enne kui sa paned sellise kommentaari, mõelge palun nende inimeste peale, kes istuvad siin roolis ja teevad seda tööd. Ja sa tuled internetti ja siis kirjutad siia, et me teeme mõttetut tööd, et sellise raha eest ei tohiks seda tööd teha. See, et sinu elu on hästi läinud, see ei tähenda, et kõigil on nii hästi läinud. Ja kunagi ei tea, võib-olla ka sina pead kunagi istuma taksorooli. Sest minu näite peal on väga hästi näha, et kunagi ei tea, kuidas elu muutub. Kunagi ma karistasin taksojuhte. Ma töötasin sellises organisatsioonis, kus ma sain karistada taksojuhte. Ja omal ajal ma naersin selle, ma olin üleolev ja ma tegin neile haiget oma tegevusega. Arvates, et mida kunagi mina ei istu taksorooli. Vanad hollika olijad teavad mind väga hästi nägupidi, kui nad veel meeles peavad. Et kunagi mina käisin ja kontrollisin neid ja nüüd ma istun nendega kõrvuti.
et kui sa kirjutad kommentaari, et mõtle selle peale, et sina mitte kunagi ei peaks seda tööd tegema, et su elu, ma loodan, et su elu läheb sama hästi edasi kui praegu, aga paljudel ei pruugi. Nii et natukene rohkem austust selle töö vastu. Sõbrad, aga kõik, ma arvan, et ma proovisin ära vastata esimestele küsimustele, see on mul siuke esimene formaat. Kui teile meeldis, pange like, kirjutage, et see on väga hea, et ma vastan niimoodi laivis teie küsimustele. Ja kui see osutub edaspidi ka nii populaarseks või kui see video osutub enam-vähem populaarseks, siis miks mitte mõne aja tagant ma kordan. Praegu hetkel ma võtsin reaalselt laivis teie jaoks need küsimused, aga kui see video nagu on normaalne, siis või võtab normaalset like, siis ma hakkan juba eraldi endale kausta tegema, kus ma toon paremad küsimused välja ja neid siis juba loen siin konkreetselt ette. Nagu ikka, see on esimene kivi või esimene pangok või kuidas seda nimetada, esimene proov. Nii et andke mulle kindlasti ausat tagasisidet. Aga seniks sõbrad, nagu ikka, järgmise kohtumiseni.